Ja siis ma näitan nüüd ka, kuidas mu taimed talvituvad keldris. Mina olen teinud keldrisse siuksed riiulid. Kõik pannud pottidega ja topsidega ja ämbritega puhta turbaga siia peale puhkama. Kõikidel on peal nimed, sellepärast et mõne kuu pärast mitte keegi ei mäleta, mis selles potis on või mis ei ole. Siin sees on ka sellised, näiteks kus on see õis on küsimärgi all. Lehevärvi ma küll nägin, et on tume, aga õit ma näiteks selle tumel ei näinud. Seega on see küsimärgiga ja jääb järgmiseks hooajaks. Samamoodi on siin näiteks see oisetoor, kus on peale kirjutatud, et kas täpp või punane, sellepärast et ma ei tea, mõned need risoomid, kui ma need puhastasin, olid nii läbi põimunud, et ei olnud aru saada, kas ta läheb selle täppi õitsva õie alla või ta läheb selle teise punase õie alla. Nii et ma kavatsen jätta ta veel üheks hooajaks, nii et vaadata, milline ta välja näeb. Mida oli rohkem? Red Velvetid olid suuremad, siis temal on ka suurem ämber. Neid ma nüüd rohkem ei planeeri ümber istutada, vaid need lähevad nüüd kõik mul, ütleme kuskil veebruari lõpp, märts, hiljemalt kõik lähevad tuppa. Kõigepealt paar päeva on nad toas, harjuvad selle õhuga ja seejärel hakkan kastma ja need uuesti äratama. Nii et aga sellest juba hiljem.